Tere tulemast Tartu Kultuurikeldrisse, Tartu Kultuurikeldri esimesele üritusele. Mina olen Heidi Iivari, osadega ma olen juba tuttav ja väga suur rõõm teid näha siin. Ja siis on palju ka külalisi, kellega ma ei ole veel kohtunud. Nii et nüüd siin üritusel saame siis võib-olla tuttavaks ka veel pärast. Mul on tõesti hea meel selline kultuuriürituste sari niimoodi käima lükata. Kui ma nüüd tohin siin natuke ennast kiita, siis ütlen, et ise tuli sellise asja peale. See ei ole nagu sellepärast, et Tartus piisavalt kultuuriüritusi ei oleks, väga huvitavaid üritusi on, ma ise käin ka paljudel kultuuriüritustel, käin näituste avamistel ja kirjandusüritustel ja kontserditel, aga siis ma hakkasin mõtlema, kui ma siin natuke aega tagasi toimusid luuletaja Jaan Maliini loomingulised kodusalongid ja see on üks selline ürituste sarja, mis mulle väga-väga meeldis. Jaan korraldas neid loomingulisi kodusalongeid tartlaste kodudes, siis erinevates kodudes. Ja mulle meeldis väga see salongi mõtte ja selline intiimne kultuuriõhtu, kus selline nagu madala künnise kultuuriõhtu. Ja ma mõtlesin, et kui ma sain teada, et Jaanil on plaanid muutunud ja ta enam ei korralda neid loomingulisi kodusalongeid, ma mõtlesin, et äkki mina nagu natuke sellises samas vaimus püüan siis edasi minna nende loominguliste kodusalongitega. Ja siis üks selline kodusalong, mis mul kohe tuli meelde, on see Tampere maja ja see Tampere maja kelder, mis mulle on tegelikult tuttav juba 99 aastast. Ja siin on tegelikult mul selliseid sõpru ka kohal, nagu Sakari, Kristiina, Heli, keda me tundsime, kellega me saime juba siis nendel aegadel ka juba tuttavaks. Ja ma olen ise kusjuures siin Tampere majas ühe kevade ja suve töötanud 2001. aastal, nii et mul oli siis eriti hea meel, kui Sakari Neuvonen, siis Tampere maja juhataja, lehvitab seal, siis et tema oli kohe nõus sellisele sarjale kaasa lööma, et Tampere maja siis pakub selle mõnusa elutoa, minu jaoks on nagu elutuba, eks ju, või salong, ja pakub selle mõnusa elutoa ja siis toetab seda ürituste sarja ja siis ka suur tänu ka veel läheb muidugi Tartu Kultuurkapitalile, et me saame näiteks esinejatele maksta selle eest, et nad siin meie meelt lahutavad. Või siis panevad mõtlema meid, et selle kultuurisarja selline, võiks öelda filosoofia ongi see, et me saame siin kord kuus koguneda. See ei ole mingi kindel päev, vaid lihtsalt kuidas tundub, ma natuke vaatan ka seda, mis muud toimub Tartus samal ajal, et ei oleks näiteks, vahest ikkagi tuleb samale õhtule mitu üritust, aga meelega ei tahaks sellist olukorda. Ja et kui iga õhtu on meil natuke erinev ja erinevas formaadis, nii et meil on muusikat, meil on kirjandust, aga meil on ka selliseid ühiskondlikke vestluseid ja nendega me siis selliste ühiskondlikel teemadel arutame siis seal kevade poole rohkem ja ühesõnaga väga sooviksin, et me võiks sellises vabas vahetus, eelarvamuste vabas õhkkonnas arutada erinevaid teemasid. Sest tänapäeval, nagu me teame, on palju sellist mustvalget mõtlemist, sellist polariseerumist, vihakõnet ja ma loodan, et me võime isegi selliseid raskeid või nagu vastuolulisi teemasid siin arutada, ilma et väga tüliks läheks, vaid vestluse vormis. Tänasest õhtust muidugi, sest meil on käimas täna sel nädalal Läti nädal
ja siin on meil kohal palju lätlasi ka ja kuna Läti iseseisvuspäev oli esmaspäeval, nii et palju õnne teile kõigile tagantjärgi, siis Guntar Skodinš ja noor andekas flöödimängija Kate Lasmane. Aplaus. Guntarsit väga paljud tunnevad juba Tartus ja üle Eesti, nii et ta on siis Läti luuletaja, kes on mitmeid luulekogusid ka välja andnud ja paljud luuletused on tõlgitud ka eesti keelde, üks terve kogu on ka tõlgitud Doris Kareva tõlkes on siis Ööpäev 2000. aastal. Mida me saaks üldse lugeda läti keeles, eesti kirjandus läti keeles tänapäeval, kui siis Guntarsit ei oleks, ta on tõesti väga arvukalt tõlkinud Eesti kirjandust läti keelde, ka soome kirjandust, sellest me kuuleme kõigest rohkem täna õhtul. Auhindu on tulnud väga palju just eriti selle tõlketöö eest. Eesti, Läti ja Läti tõlkeauhinnad ja muidugi see üks kõige värskemaid on siis eelmiselt aastalt Kalevipoja tõlkimise eest. Guntars alustas oma tõlketegevuse mitte üldsegi niimoodi kõige lihtsamast teosest, nimelt ja ta alustas seda Soome kirjandusest, nimelt Soome rahvalaulu kogumikust Kandeletar. Siis on meil siin Kate Lasmane, nii, ja üks hetk, Kate on nüüd tegelenud viimased 13 aastat flöödi mängimisega ja õpib siis viimast aastat muusikakoolis Riias ja siis järgmisel aastal on ta plaanis siis bakalaureuse õppes ka õppida flööti. Welcome, Kate. How do you feel here in Tartu? I'm really happy to be here, and it's my first time, and I will perform for the first time in I feel grateful for this opportunity. It's first time. For the first time, I'm playing just solo, just pieces for flute solo. I will be playing five different stories and alone this time. Tonight you'll be taken to time. First I will start with Baroque, and in the end we will be in the 20th century, and it will be like traveling through time and yeah.
Ezera esteetikā peld zeltenas skumjas, rudens elpa nevērīgi šķirsta zaļo albumu. Es vairs neatceros, vai dūmu krāsā tev bija acis, vai mati, vai balss. Skumjām nav realitātes, ja nu vienīgi tās atgādina zosu stiepienus vai plautas skaņas ezeram pāri. Järve esteetikas kollaiset kurbusi ujub. Sügise hingus märkamatult haljast albumi lehitseb. Ei mäleta enam, kas suitsu värvi olid su silmad või juuksed või hääl. Kurbusel puudub realiteet, kui see just ei meenuta, hanede venivad hüüdu vai flöödiviid üle järve. Järven esteetikassa oikeeltainen ikävä. Syksi hengittää huolimattomasti selle vihreä kaunista kansioita. Ei enää muista, olivatko silmäsi savun väriset vai hiukset vai ääni. Ikävä ei kuulu aineen maailmaan. Ehkä ei muista hanhien venytyksiä tai huilun ääntä järvellä. Se on minun luuletus ja se on kuitenkin seoses flööt ja luule. Ja mä arvan, se on väga sobib flööt ja luule, kuitenkin väga hästi sobivat kokku. Ja teie kuulsitte Georg Philipp Telemani fantaasia number 11 sol majoris ja mängis katte. Mitä me teemme kattega täna? Ma loen ja räägin ja katte mängib. Ja selle õhtu alustan võib-olla oma luulega, aga pärast ma tutvustan ka, mida ma teen nagu tõlkijana. Minu esimene raamat ilmus 80 aastate alguses ja üldse nagu ma hakkasin kirjutama nii ammu, ma juba ei mäleta, juba nii palju aega juba läks. Aga see esimene raamat, kui ilmus, see on nii napakas ja niisugused raamatud meil oli tookord nõukogude ajal. Ja tegelikult see kaane ka, siis nagu on. Aga tookord oli tsensorid ja mina oli siiski väga tige ja kuri noor luuletaja ja kirjutasin väga palju luuletusi nagu nõukogude võimu vastu ja sellest raamatust mul jäänud ainult pool. Ja muidugi kui ilmus juba teine raamat, see raamat ka see pealkiri tas nepasatsi, see öeldamatu ja see on juba nagu midagi tähendab. Ja teisel raamatud muidugi ma rohkem juba luuletusi, aga umbes see sama stiilis oli ja ma arvan, see Eestis oli nagu Lätis ka see sama. Me üldse nagu luuletaja ei tea, no milline siis kaane kujundus tuleb, seda me tookord eriti ei teadnud. Muidugi praegu see on juba ajalugu. Aga siis, kui ma hakkasin kirjutama, ma kirjutasin väga palju niisugused luuletusi, mis võib-olla tsensor nagu ei lubas ja siis on kuskil võib-olla 2 aastat ma ei saanud avaldada oma luuletusi ja ma oli kuidagi keelatud inimene Lätis ja siis ma hakkasin tõlkima. Ja esimene autor, keda ma tõlkisin, oli Jaan Kaplinski ja muidugi tookord veel saanud Jaan Kaplinski luuletusi avaldada, aga siis pärast jälle, kui oli juba raamat valmis, siis ei saanud, sellepärast tema raamat veel ei ilmunud vene keeles. Oli niisugused tingimuseid, ma arvan Eestis täpselt see sama. Kui see raamat ei ole vene keeles, siis ei saa avaldada näiteks Läti või Leedu või mujal. Ja no jah, ma natuke alustan, kuidas ma võib-olla tookord kirjutasin. Minu põlvkond oli väga huvitav, väga palju luuletajad olid ja väga palju kirjutasid ja tookord oli ka suured võimalusi, vaatamata sellele, et see on nõukogude ajal oli, aga oli väga palju ajalehed ja lehti ja siis on ajakirjad olid väga palju ja võimalused olid. Ja ma natuke loen näiteks see vanu luuletusi, mida ma kirjutasin kuskil 80. aastate alguses. Paskaidrojums, tikai neraudi, et šeit nav bēres, šeit brīvība tāda, kāda mums pienākas. Meža ābelei rūkti āboli ienākas, laikam tādi tai pienākas. Seletus. Ärge nüüd nutke, siin pole ju matuseid, siin on vabadus.
selline nagu ma väärime. Mets õunapuu, õunad on kibedad. Juht nad siis selliseid väärivad. Bet es jums saku sitiet krustā kaut vai savas ēnas, sitiet dūres galdā, sitiet bungas piedošanas sadegs spožā naida sārtā, ogles atriebības klusēdamas sildīs, aizmiršana aizies aizaugušā aizā, atmiņas būs ceļš uz nogurušu gaismu, atmiņas būs krusts, kas smagāks vēl par smagu, nesamierieties, nepielāgojieties, sitiet mušas, sitiet odus, sitiet takti, mostas mūzika un meklē manu elpu, nepārtrauciet, nesajauciet ritmu, rīta ritmu, rasas ritmu, rindu ritmu, sitiet sejā bargi bangojošo jūru, sitiet viļņu vālēm, sitiet kāju klaigiem, nepiedodiet, nepielieniet, negudrojiet, sitiet skrandās pieglaimīgo piedevēja prātu, līdzsvars nelīdzsvaro, apskaidrības liesmas, harmoniju nesameklēt valdonīgā vētrā. Aga ma jutlen teile lööge risti, kas vai oma vari, lööge vastu lauda, löögi trummi, andeksani põletame viha lõkkes, tassumine löömab kuuseokstes, unustame unustusse, sügavasse võssa, vesind valgus viib meid mälestuste radu, mälestuste rist, mis kõigest kõige raskem, ärge rahunege, ärge kohanege, lööge kärbseid, lööge sääski, lööge takti, ärkab muusika ja otsib minu hingust, ärge katkestage, lõhkuge mu rütmi, rajurütmi, rohurütmi, rearütmi, lööge merre, karmi tormlevasse näkku, lööge lainte valle, kajakate kissa, ärge andestage, muganege, tehke sõnu lööge pihuks, põrmuks, pugejate aru, puhas leeg ei sünni tasakaalus, harmoonia ei teki igas võimsas tormis. Ma kirjutasin, see oli nii ammu, aga natuke võib-olla räägisin sellest, kuidas tookord oli ja kuidas mina hakkasin kirjutama ja mida võib-olla ma tundsin, kui ma elasin sellest maailmas, kus tegelikult ei saa midagi ja ei saa võib-olla raamatut, mida ma tahaksin võib-olla lugeda, saada kätte ja nii edasi. Ja siis veel see vana luuletus, mida ma kirjutasin aastal 79. Ja see luuletus on selle luuletusi tõlkis Kontra väga ilusti ja siin on ka, mul on riime ja Kontra meil on suur riimemeister. Ka atnāks latviešiem te laika patapināts no Jāņa Ruģēna latviešu draugu dziesmas. Vai ele sava mēle tev par nastu, vai ele tu vien mazliet kautrējies, ka tavi vārdi tagad ir par prastu. Ak liec man mieru iestur smērēties, va šitai krajā foršas meičas baigi. Tik nevien klāt, jei Bogu norausies. Bet ja nu atnāk latviešiem tie laiki, vēl kamēr kaimiņu krogā alu sūc, starp mums runājot, izsakoties maigi, bez savas valodas tu esi sūc. Millal tuleb lätlastele see aeg? Lainetud Jānis Ruģēns ja Läti sõbrade lauludest. Kas oma keelt kui rasket koorma tõstad, kas isegi sa veidi häbened, et sinu sõnad on nüüd liiga prostad. Ah mine metsa, oota vähe nüüd, vot tääle jõle ladnad pliksid pöördes, kuid lõuga sa taipoh, kui lähened. Kui siis ongi lätlastel see aeg käes, veel kõrtsus kõrri kallad õlesid, tead nälja silma all, nii pehmed öeldes, oma keelata sa oled siit. Ja kui see luuletus ma kirjutasin ja muidugi meil oli luulepäevad ja see muidugi ma ei saanud avaldada ja see on loomulik, aga ma sain lugeda ja kui oli luulepäevad, siis me lugesime luuletusi ja ma ka lugesin selle ja keegi nagu lindistas ja kuidagi see luuletus läks Ameerikasse ja siis on lätlased, kes elavad Ameerikas, nad tegid niisugune täessärk ja siis on kirjas oli oma keelata sa oled siit ja muutas koodi. Ja see oli, mul oli üllatus ja mul järsku keegi nagu viis ja see, ma ei tea, kuidas see õnnestus ja see oli niisugune lugu.
veel üks vana luuletus ja see on ka tegelikult, ma vanasti uurisin, kust ma tulen ja kust ma tulin ja kust ma üldse nagu olen nii siin, noh kuskil Lätis. Ja muidugi mul on kuidagi suur huvi oli minu vanemad ja siis ma kirjutasin niisugune tsükkel Sugupuu, kus ma rääkisin nendest ja üks minu ema poolt on üks minu vanaisa on armeenlane, prantslane ja nad elasid ka väga pikalt ka Iraanis ja tegelikult kui minu ema nõukogude ajal tema töötas koolis ja temal oli Iraani kodukondsus veel ja siis nad palusid või mine ära või siiski vaheta kodukondsus. Haik Sarkisjans, ma loen ainult eesti keeles. Mu vanaisa tuli Armeeniast, mu vanaisal oli seal välja vaadatud mägi, istutatud puu ja leitud hele täht hobuse ja pilve otsa ette. Tema ninale mahtusid istuma 7 kärbest ja 1 sääsk. Aga kui hästi koomale võtta, siis mahutas ära väsinud kurreparve. Mu vanaisa tuli Armeeniast. Ma ei tea, kas jala, ma ei tea, kas sõites. Oli sihuke tuul. Üks imelind leekive suli näitas temale teed. Aiad olid läinud puntrakeraks ja see veeres üle maade. Oli sihuke tuul. See polnud ei läänest, ei idast. See puhus igast kaarest ja otsis mind taga. Mu vanaisa tuli Armeeniast. Risteed ristusid ja kummardasid talle. Ta oskas valida, ta tundis teed. Sest tee on valik, küsi kellel tahes. See tee on valik ja tee valis minu. Mu vanaisa tuli Armeeniast. Lapsena istusin tema ninal ega mõistnud, miks kurred meist ländavad mööda. No see oli nagu vanad luuletusi, mida võib-olla ma kirjutasin mitu aastat tagasi. Natuke uuemaid juba. Kurtam Fredriksson, see meie kunstnik, väga huvitav kunstnik ja kui ma töötasin saatkonnas, ma tegelikult tegin ka siin seesamas kunstimuuseumis tema näitus ja Kurtam Fredriksson. Ne kuule, taču nevar uzgleznot, var tikai dzīvot gleznā un brīnīties, un varbūt tie tur uzgleznotie patiesībā glezno mūs. Mitte midagi ju ei saa maalida, saab vaid elada maalis ja imestada ja võib olla nemad seal maali peal tegelikult maalivad meid. Meri tuleb läveni, koputab ja märkamatult tõmbub tagasi. Meie hingame unes rahulikult kui vetikad. Meie unenäod pudenevad maha valge teokarbitena. Sina ütled, siin on meri olnud. Mina ütlen, meri on olnud siin. Lainte sõnad on sügavad, just nagu uni. Unenäol pole ajata ju. Unenägu on väljaspool aega. Nii, et unenäos kohata sind saad vaid juhuslikult. Mõistagi võime kokku leppida täpselt seal kuu silla peal ennema ilma lõppu kell kevad. Tuba, toolid tulid pidulikult lauda, laes laskus alla lamp, elegantselt kui ämblik. Raamatut otsima valgus tõusid öö liblika tiivul. Diivan sirutas jalad välja ja haigutas, aknad tõmbasid kardinad eest ja hõõrusid silmi. Uks paotas pisut suud, et midagi öelda või neelata alla. Kappist väljus särgid ja püksid ja mantlid ja lipsud, et langeda kaila vaikusele. Aknalaual vast surnud kärbes, vähehaaval muundus oma varjuks, kukkus tänavale ja kadus. Mina istusin nurgas kui maha visatud kott ja mõtlesin, kui elutu on elal. Vara hommikul möödudas leidis mind surnuna lill, kes juhtus minema kööki jooma. Kavjenmäär, Riit Susimäe,
muusus seias unaisijad. Nagu alati joonistab hommik muu näod ja lahkub. Kuten aina piirtää aamu kasvomme ja poistuu.